Tere tulemast vaatama Tehnikahullude saadet. Tehnikahullud. Siin on turu odavaim muruniiduk, millel on ka murukoguja. See Hiina muruniiduk maksis 179 € kaarautos. Kas me ei leidnud enam odavamat? Ja homme, võid muru vaadata, meil on siin vaja niita. Tubli, võtta katet. Unustasin rääkida, mis selle masina omadused on. Kuulake seda. 146 kuupsentimeetrit mootor. Kogumiskast 40 liitrit. 2 aastat garantiid. 3 ühes. See masin suudab ka multsida või? Oli see midagi? Et jah. Nii et 176 € eest täitsa crazy. Ja töökõrgus 25 kuni 70 millimeetrit. Nii, esimene asi, kogumiskast ja siis muruniiduk loomulikult. See on nagu täiesti tutika auto ostaks, tõmbad neid kilesid maha vaata. Ilus. Siin on selline süsteem. Ops, teate küll. Keerame lukku. Ops, selline ta on siis. Üks asi on siit puudu. Kogumiskast. Nii, kogumiskasti saab panna kinni. Näete. Ops. Ja nüüd ei tule meil siit muru välja. Paneme uuesti tagasi. Nii. Ja nii lihtsalt niimoodi ongi siin. Valmis. Meil on siin ka kang, et reguleerida muruniiduki kõrgust. Vau! See reguleerib nii eest kui tagant korraga. Meil on vanaema juures on mul siuke muruniiduk, kus sa pead igat ratast eraldi reguleerima. Mingi vähemalt 15 aastat vana masin, aga 176 € Hiinast. Vau! Uskumatu. Ja nii palju pidigi vaeva nägema, et saada muruniiduk kastist välja ja peaaegu töö valmis. Sest siin on meil tähelepanu. Muruniiduk tarnitakse ilma õlita. Enne kasutamist kindlasti lisage õli, vastasel juhul võite mootori rikkuda, nagu meile rääkis üks klienditeenindaja seal, et ühel läks kohe katki, sest ei lisanud õli. Ja ise oli veel tehnikamees. Tehnikahullud. Kaupa kasutades ilma õlita, garantii ei kehti, nii et kaotate oma muruniiduki ja peate uue ostma. Õlist rääkides, me ostsime ka õli ja bensiini. Meile soovitati 98, sest see hoiab mootori puhtamalt. Aga nüüd me läheme magama ja näeme homme, kui me hakkame muru niitma. Ja siis lisame ka õli ja bensiini. Nii et hommikul 6 ärkame ja ajame ka kõik siin ümbruses üles. Tulemast tagasi reklaamipausil. Tehnikahullud on tagasi. Peale nädala ajast vihmasadu. Tehnikahullud. Mida me tegema hakkame? Lõpuks saame käima tõmmata muruniiduki loomulikult. Ja igale poole me sellega muidugi siin ligi ei pääse, aga me saame teha suure töö ära. Nii et kõigepealt lisame masinale õli. Tahtsin öelda seda, et see kott, mis siin on kaasas, kus ma arvasin, et on varuosad sees, siin on tegelikult asjad, mis on väga tähtsad hoopis. See käib siia, teistpidi ma seda panna ei saa, muidu jääb üks koht ette. Aga nüüd ei ole isegi lõtku sees, kui katsud juhtimisrauda. Ja meie saatesse on tulnud üks täiesti crazy tehnikahull. Ta on Adam.
ja ta aitab mul selle teise paika panna. Aitab. Ei jookse ära, näe, see käib siia. Läks. Näe, see siia, see siia. Keeruta. Mine mängi veega. Jah, palju parem. Siin on ka õlivarras. Aga palju siia lisada, ei tea. Ära võtta seda. Niimoodi saab teha lapsega koos vloogi. Palju see ikka läheb? Oih, täis või? Liiga kiiresti valasin. Nüüd me oleme pannud ainult 100 milliliitrit. Ära võta seda. Väike vloog ikka hommikul ja bensiin käib siia auku. Siin on siukene kork, mis ei tule ära küljest. 170 eurost kõik see. Me ei ole sponsorid. Me ei saanud tasuta seda niidukit. See on meie aus arvamus sellest. See on parim. Ei ole varem kasutanud seda. Kohe hakkame lõbutsema. Tõmbame tal elu sisse. Kommenteerige, kuidas ma valesti tegin. Siin on ka nupp, mis siis, mida iganes ta teeb, aga ta aitab käima minna. Kas ta segundab õhku kütusega või mida iganes. Tehnika hullu. Tehnika hullu. Ole natuke kaugemale igaks juhuks. Sa sõidad ise! Vaata! Lasen lahti! Seda küll ei oodanud nagu. Sitaks normaalne. Sõidab nagu muru niiduk ikka ja mega ju. Näete, ja teil on kohe olemas katki tehtud muru. Kompost. Kas nüüd ongi video läbi või? Minge ostke see ära. Võib-olla see 3-1 tähendab siis seda, et tegemist on multsiva, koguva, kogumiskastiga, ise vedava murulõikamismasinaga. Tänases saates oli meil siis selline tavaline kõige odavam muruniiduk, mis meie leidsime Pärnu linnast reaalselt. Enam odavamalt ei saanud. Võib-olla oleks kuskilt saanud, aga me käisime 2 poes, nii et ma ei usu, et rohkem kuskilt oleks saanud odavamalt. Ütle oma kommentaarid sellele. Ilus, hea, armas. Mugav on või? Jaa, sõidab ise. Ma annan sulle proovida. Loodame, et püsib. Loodame. Mul meeldib, et on väike, kompaktne. Kuna meil on see, vaata, siuke palju puid ja siis suurega on raske manivreerida. Jah, ta on ka üks kõige väiksemaid, mis me leidsime. Nii et küsige suve lõpus, kuidas see läks. Ja nende sõnadega lõpetame tänase Tehnikahullude saate. Tšau! Tehnikahullud! Tehnika hullu. Oh my God, bro.